Mitte kõik maailma liftid pole tavalised ega turvalised. Mõned neist tekitavad tunde, et tahaksid kohe tagasi astuda. Mõned liftid asuvad otse kaljuserval. Mõned liftid on aga ümbritsetud klaasiga ja nii kõrged, et hakkad peaaegu värisema, kui üles sõidad. Ja selles videos vaatame ükshaaval mõningaid maailma kõige hirmutavamaid lifte. Aga enne kui alustame arutelu, palun pane videole üks like ja telli ka Arvin Polo TV kanal. See on meile sisuloojatele väga suureks abiks. Nii et alustame juba. Number 1. Bailongi lift, Hiina. Ühel kuulsal mäel Hiinas on lift, mis on kinnitatud otse väga kõrge kalju külge. Kui sa vaatad seda altpoolt, tundub võimatu, et seal üldse lift on. Veelgi hirmutavam on see, et sinu ja sügava kuristiku vahel on ainult klaas. Seda nimetatakse Bailongi liftiks ehk 100 draakoni liftiks. Guinessi rekordiraamatu järgi on see maailma kõrgeim välilift. See on üle 300 meetri kõrge. Tegelikult on see isegi kõrgem kui Eiffeli torn. Reisi alguses tundub see nagu tavaline lift, sest see asub veel mäe sees. Ümbrus on pime ja suletud. Aga varsti avaneb vaade ootamatult ja just siis hakkab närv sisse tulema. Ühe hetkega näed sa väga sügavat kuristikku ja hiiglaslikke kaljusid, mis näivad pilvedes hõljuvat. Väidetavalt on see ka koht, mis inspireeris filmi Avatar hõljuvaid mägesid. Kuna vaade avaneb ootamatult, hakkavad paljud turistid karjuma või haaravad kohe lifti sees millestki kinni. See suudab korraga vedada peaaegu 50 inimest. Ja kui varem kulus mäkke ronimiseks peaaegu 2 tundi, siis nüüd võtab liftiga sõitmine vaid veidi üle minuti. Aga kui see esimest korda ehitati, oli ka palju vastuseisu. Mõned ütlesid, et see võib rikkuda mäe loomulikku ilu. See suleti isegi ajutiselt ohutus- ja keskkonnaprobleemide tõttu, kuid pärast ülevaatusi ja läbivaatamist lubati see uuesti avada. Ja kuni tänaseni on miljoneid turiste sellega sõitnud. Aga isegi nii on tunne hoopis teistsugune, kui oled klaasliftis ja näed, kuidas maa allpool järjest kaugemale jääb. Number 2. Aquadome, Saksamaa. Berliinis Saksamaal oli kunagi üks hotell, mille sees oli omapärane lift. Nende foajee keskel oli nimelt tohutu suur akvaarium, mis oli täis troopilisi kalu ja erinevaid mereelukaid. Ja mis veelgi erilisem, akvaariumi keskel oli otse lift. Kui inimesed liftiga üles sõitsid, ümbritsesid neid igast küljest kalad. Tundus nagu oleksid sa liftis olles otse merepõhjas. Reutersi ja BBC andmetel oli selles akvaariumis üle 1 miljoni liitri vee. See oli ka üks maailma suurimaid silindrilisi akvaariume, kuid 2022 aasta detsembris juhtus midagi üllatavat. Parahommikul purunes hiiglaslik akvaarium ootamatult, vaid mõne sekundi jooksul voolas tohutu hulk vett välja. Hotelli klaasid purulesid, foajee ujutati üle ja vesi jõudis isegi tänavale välja. Mõned hotellikülalised ärkasid üles, arvates, et toimub maavärin või suur plahvatus. 2 inimest sai vigastada lendavate rusude ja purunenud klaasi tõttu, aga imekombel keegi selles juhtumis ei surnud, kuid tuhanded kalad ei pääsenud eluga, kui akvaarium purunes. Uurijate sõnul võis akvaariumi akrüülmaterjal aja jooksul nõrgeneda, siiani pole seda taastatud. Ja lift, mis varem pakkus veealust kogemust, on nüüd vaid mälestus ühest maailma kõige erakordsevast lifti katastroofist. Number 3. Scenic Railway, Austraalia. See ei ole tavaline lift ja see pole ka lihtsalt tavaline rongisõit. Austraalia Sinimägede piirkonnas on raudtee, mis on nii järsk, et paljud turistid tunnevad, nagu nad kukuksid otse mäest alla. Seda nimetatakse Scenic Railwayks. New South Walesi ametliku turismiinfo kohaselt on see üks maailma järsemaid reisijate raudteid. Kui see liigub alla Jamesoni orgu, on inimestel tunne, nagu vaataksid nad peaaegu otse alla, eriti kui on valitud ninnenamode cliffhanger režiim ja just siis hakkab närv sisse tulema. Selles seadistuses kaldub vagun rohkem ettepoole, seetõttu näevad eesistujad enda ees peaaegu kohe kuristikut. See kestab vaid mõne sekundi, kuid tundub, nagu kaoks põhi su all ära. Paljud haaravad kohe käetugedest kinni, kui vagun alla liigub. Teised sulgevad kogu sõiduajaks silmad. Veelgi hirmutavam on see, et vaguni katus on klaasist. Kui sa alla sõidad, näed selgelt kõrgeid kaljusid ja kaljuseinu, mis mööduvad peaaegu su pea kohal. Kuid sellel on veelgi huvitavam ajalugu. 1800-ndatel ei tehtud seda turistide jaoks. See tehti kivisöekaevuritele, kes tol ajal mäe all töötasid.
Nad kasutasid ainult avatud vaguneid, kui nad mööda järske rööpaid alla sõitsid, et kaevandada kivisütt. Ja kohalike ajalooandmete järgi oli raudtee tol ajal väga järsk. Seetõttu libisesid vagunid mõnikord peaaegu kontrollimatult alla. Sellepärast kutsusid mõned kaevurid seda tol ajal mäekuradiks. Hiljem muudeti see pärast teist maailmasõda turismiobjektiks. Ja seda on mitu korda parandatud ja ohutumaks tehtud. Aga isegi kui see on nüüd moderniseeritud, ei kao ikka veel hirm, kui tunned, kuidas vagun aina allapoole liigub ja sinu ees on ainult kuristik. Ja kuigi see võib tunduda üllatav, valib igal aastal ikkagi 100 000 turisti vabatahtlikult kõige hirmutavama režiimi. Number 4, Gateway Architram, Ameerika Ühendriigid. St. Louisis, Missouris on üks hiiglaslik kaar, mis on Ameerikas väga kuulus. Seda nimetatakse Gateway Archiks. USA rahvusparkide teenistuse andmetel on see Ameerika Ühendriikide kõrgeim monument, aga selleks, et jõuda vaatlusplatvormile kõige kõrgemal, pead sa sõitma ühega maailma kitsaimatest ja kõige erilisematest liftisüsteemidest. Siin ei kasutata tavalist lifti. Selle asemel sõidad sa väikese kapsliga, kuhu mahub vaevu 5 inimest. Kui sa juba sees oled, tundub see nagu väike pesumasin või allveelaeva kapsel. Lagi on madal, ümbrus on kitsas ja reisijad on sees peaaegu üksteise küljes. Kui tramm liigub kaare sees ülespoole, pöörleb ja kaldub kapsel, et järgida konstruktsiooni kurvi. Selle tõttu tunnevad paljud esmakordsed külastajad ärevust, kui nad kuulevad käikude, kettide ja mootorite häält metallkonstruktsiooni sees. Meile, kellel on klaustrofoobia või hirm kitsaste kohtade ees, on see väidetavalt üks kõige ebamugavamaid liftisõite, mida kogeda võib. Ja veelgi närve söövam on see, et ülespoole liikudes tead, et oled kitsas teraskonstruktsioonis, mis on 100 jalgade kõrgusel maapinnast. Gateway Arch ametliku teabe kohaselt kasutatakse siiani trammisüsteemi, mis avati esmakordselt 60ndatel aastatel. Ja kuigi miljoneid inimesi on sellel sõitnud aastakümnete jooksul, ütlevad paljud endiselt, et ülessõitmine on hirmutavam kui vaade tipus. Number 5. Falkirki ratas, Šotimaa. Kui arvad, et selles nimekirjas on liftid ainult inimestele, siis Šotimaal on olemas lift, mis on mõeldud laevadele. Seda nimetatakse Falkirki rataks. See on hiiglaslik pöörlev laevalift, mis ühendab 2 kanalit Šotimaal. Tavalise lüüsisüsteemi asemel tõstetakse kogu paat koos veega üles, pöörates seda. Ja kui turistid on paadis sees, tõstetakse neid aeglaselt õhku, samal ajal kui kogu konstruktsioon pöörleb. See on nagu hiiglaslik vaateratas, aga sellel sõidavad paadid. Projekti ametliku inseneriteabe kohaselt ulatub selle tõste kõrgus peaaegu 35 meetrini ja kuigi konstruktsioon on väga raske, on selle liikumine üllatavalt sujuv. Kui see pöörleb, jäävad veekondrid tasaseks, mistõttu vesi sees peaaegu ei liigu. Aga isegi kui see on stabiilne, on tunne ikka teistsugune, kui tead, et oled õhus rippuvas paadis sees. Kui sinu ümber aeglaselt pöörleb hiiglaslik metallkonstruktsioon. Kui see alles avati 2000ndate alguses, olid paljud insenerid hämmastunud selle ainulaadse disaini üle. Ja siiani on see üks maailma kõige ainulaadsemaid transpordisüsteeme. See ei pruugi olla nimekirja kõige hirmutavam, kuid kindlasti on see üks kõige erilisemaid. Number 6. Hamid Hametsvand. Lift, Šveits. Šveitsis on lift, mis tundub nagu viiks see sind otse taevasse. See on kinnitatud väga kõrge kalju külge Lutserni järve lähedal. Ja kui oled sees, näed üles sõites peaaegu ainult õhku ja kuristikke. Seda nimetatakse Hamid Hametsvand liftiks. Šveitsi ametliku turismiinfo kohaselt on see Euroopa kõrgeim vabaõhulift. Selle sirgjooneline tõus on üle 150 meetri kõrge, aga mis teeb selle veel närve söövamaks, on see, et see ei ole suletud nagu tavaline hoonelift. See asub otse avatud kalju serval. Tõustes tulled tuult enda ümber ja näed selgelt all olevat sügavat järve. Kui ilm on tuuline, tunnevad sõitjad mõnikord isegi kerget lifti kõikumist ja just siis haaravad inimesed veel tugevamalt käsipuudest kinni. Veel üllatavam on teada saada, et see ehitati esmakordselt 20. sajandi alguses. See tähendab, et seda on kasutatud juba üle 100 aasta. Muidugi on seda mitu korda remonditud ja muudetud kaasaegsemaks, et see oleks turvalisem. Aga paljud on ikka veel ärevil, kui mõtlevad, et nad sõidavad kaljuserval liftiga, mille ajalugu ulatub üle 100 aasta tagasi. Reisi viimases osas kaob äkitselt kalju. Kui vaatad küljele, on ümberringi ainult avatud õhk. Tundub nagu ripuksid lihtsalt õhus. Ja kui jõuad üles, avaneb sulle lai vaade Alpidele ja Lutserni järvele.
vaade on ilus. Aga mõne jaoks on närv siiski tugevam kui elevus. Number 7. Luxori kaldlift Las Vegas. Kui mõtleme liftile, tuleb automaatselt pähe, et see liigub üles või alla. Aga ühes Las Vegase hotellis liigub lift viltu ja just see ongi põhjus, miks paljud esmakordsed külastajad tunnevad end siin veidralt. Luxori hotell on nimelt hiiglasliku püramiidi kujuline. Kuna hoone seinad on viltused, ei saa kasutada tavalist vertikaalset lifti. Seetõttu tegid nad seadme, mida nimetatakse inklinaatoriks. See on nagu lift, mis liigub diagonaalselt piki püramiidi seina. Esmapilgul tundub see lihtne asi, aga kui sa juba sees oled, on tunne hoopis teistsugune. Kui lift üles liigub, tunned, et liikumine pole tavaline. Kehas on nagu tasakaal paigast ära. Meie aju on harjunud, et lift liigub otse üles, aga siin liigub see diagonaalselt, samal ajal kui näed hotelli keskel tohutut avatud ruumi. Ja kuna püramiidi sees on õõnes, on all tohutult suur aatrium. Liftisõidu kõrgusel tundub nagu ripuksid õhus, samal ajal kui all on väga sügav langus. Mõned turistid haaravad kohe seinast, sest neil on tunne, et nad võivad libiseda. Hotelli andmetel on seda süsteemi kasutatud juba 1990. aastatest ning siiani on see üks kõige erilisemaid lifte Las Vegases. See ei ole küll ohtlik, kuid kindlasti on see üks kõige veidrama tundega. Number 8. Santa Justa lift, Portugal. Lissaboni, Portugali kitsaste tänavate keskel asub vana liftitorn, mis näeb välja justkui otse 19. sajandist pärit. Seda nimetatakse Santa Justa liftiks. See on üks tuntumaid maamärke Lissabonis ja seda kasutatakse siiani. Esmapilgul tundub see lihtsalt ilus vana ehitis. Kuid kui oled juba üleval, siis alles tunned, kui kõhedust tekitav see tegelikult on. See on valmistatud terasest ja avati esmakordselt 20. sajandi alguses. Kohalike turismiaruannete kohaselt on see üks väheseid alles jäänud vanu vertikaalseid lifte linnas. Kui puidust kabiin ülespoole liigub, kuuled vana mehhanismi ja metalli hääli enda ümber. On kriginat ja masinate undamist. Ja kuna torn on avatud, näed selgelt all olevat tänavat, kui üles sõidad. Ülemises vaateplatvormis naudivad paljud turistid Lissaboni vaadet. Aga teiste jaoks paneb see rohkem mõtlema, kui vana on see ehitis, millel nad seisavad. Ja kuigi seda on kasutatud juba üle sajandi, töötab see siiani edasi. Number 9. Paternoster lift, Euroopas. See on ilmselt kõige erinevam lift kogu nimekirjas, sest sellel pole ust ega nuppe. Ja mis kõige tähtsam, see ei peatu kunagi. Paternoster lift on nagu lint. See on pidevalt liikuv kett väikeste kabiinidega. Kui see liigub, pead sa peale minema, kui see töötab. Ja sa pead ka maha minema, kui see veel liigub. Kui sa ei jõua õigel korrusel maha minna, siis liigud lihtsalt edasi, üles ja alla koos süsteemiga. See on nagu konveieri lint, aga lift. Euroopa raportite kohaselt on sellel kõrgem õnnetuste risk võrreldes tavaliste liftidega. Seetõttu on enamik uusi Paternosteri süsteeme alates 1990 aastast keelatud. Kuid siiani töötab neid veel Saksamaal, Tšehhis ja teistes Euroopa osades. Kõige hirmutavam selle juures on see, et see meenutab vana masinat, mis ei hooli, kas oled valmis või mitte. Pead õigel ajal peale ja maha minema. Kui teed vea, võid kukkuda või kinni jääda, aga isegi nii kasutavad seda paljud inimesed iga päev, just kui oleks see täiesti tavaline. Ja esmakordsele turistile on see üks neist liftikogemustest, mida nad niipea ei unusta. Number 10. Skyview, Rootsi. Stockholmis, Rootsis on üks hiiglaslik valge hoone, mis näeb välja nagu tohutu pall, mis asub linna keskel. Seda nimetatakse nüüd Avicii Arenaks, varem tunti seda Ericsson Globe'i nime all. Ametlike andmete kohaselt on see üks maailma suurimaid poolkerakujulisi hooneid. Aga mis teeb selle veelgi erilisemaks on see, et hoone välisküljel liigub klaasist kondel. Nagu kaks läbipaistvat kapslit liiguvad aeglaselt mööda hiiglasliku hoone külge ülespoole. Ja just seal hakkabki mõnel turistil lärv sisse tulema. Kui kondel ülespoole liigub, ei liigu see otse, vaid tõuseb kaares. Alguses tundub kõik üsna tavaline, aga mida kõrgemale see tõuseb, seda järsemaks muutub kondli nurk, kuni tunned, et oled justkui rippumas hiiglasliku kuuli küljes. Ja kuna ümberringi on ainult klaas, näed sa ka altpoolt kogu kõrgust väga selgelt. Stockholmi turismiinfokeskuse andmetel kestab kogu sõit umbes 20 minutit. Igal aastal sõidab sellega kuni 100 000 külastajat. See pole ohtlik, süsteem on täielikult suletud ja kaasaegne. Aga paljude turistide sõnul on tõesti eriline tunne liikuda hiiglasliku hoone kumeral pinnal.
Tundub nagu keha tasakaal läheks segadusse, kui ülespoole liigud. On isegi neid, kes kogu sõidu vältel alla ei vaata. Ja kui oled tipus, näed Stockholmi ja selle ümbruse saarte avarat vaadet. Väga ilus vaade. Aga mõne inimese jaoks üks sõit on nende arvates piisav, et seda enam mitte korrata. Number 11, Imponengi kaevanduse lift Lõuna-Afrikas. Number 11, Imponengi kaevanduse lift lõunas. Kui teised liftid selles nimekirjas liiguvad kõrgetesse kohtadesse, siis see läheb otse maa alla. Ja mitte lihtsalt maa alla, vaid ühte maailma sügavaimasse kullakaevandusse. Imponengi kullakaevandus Lõuna-Afrikas ulatub peaaegu 4 kilomeetri sügavusele maa alla. See on teave kaevandustööstuse raportitest ja rahvusvahelistest allikatest. Sinna jõudmiseks peavad kaevurid sõitma hiiglasliku teraspuuriga liftiga. Ja see on ilmselt üks kõige hirmutavamaid liftisõite, mida inimene võib kogeda. Puuri sees on inimesed tihedalt koos, kui lift kiiresti laskub pimedas vertikaalses šahtis. Pole vaadet, pole valgust väljas, ainult teras, masinamürin ja täielik pimedus. Esimesel liftisõidul laskub see kohe üle 2000 meetri vaid mõne minutiga. Allapoole liikudes tunnevad reisijad survet kõrvades ja kõhus tekib raskustunne laskumise kiiruse tõttu ja sellega asi veel ei lõpe. Kui jõutakse esimese šahti põhja, peavad kaevurid ümber istuma teistesse liftidesse ja maa-alustesse sõidukitesse, et jõuda veelgi sügavamatesse kaevanduse osadesse. Kõige sügavamal on ümbritsev kivi väga kuum, sest koht asub nii sügaval. Kaevandusaruannete kohaselt võib temperatuur ulatuda väga kõrgele. Seetõttu kasutavad nad jahutussüsteeme, et tunnelites oleks võimalik ellu jääda. Ja kuna kaevandus on nii sügav, on seal tavalised ka väikesed seismilised sündmused ehk maavärinad. 2020 aastal hukkus mõnede aruannete kohaselt mitu kaevurit pärast maa-alust seismilist juhtumit kaevanduses. Seega nende jaoks, kes siin iga päev töötavad, ei ole nende ainus vaenlane kuumus ja kitsikus, vaid ka ohud, mida toob kaasa maa-alune maailm ise. Ja kuigi mõned kaevurid on selle liftiga juba harjunud, on paljud ajakirjanikud ja esmakordsed külastajad. Ütlevad, et see on üks kõige hirmutavamaid sõite, mida nad on kogenud. Sest kui sa laskud sellesse ülimalt sügavasse auku, kus pimedus näib lõputu, on sul ainult üks mõte peas. Kui selle liftiga midagi juhtub, ei ole sul muud teed välja. Number 12, Strepitio Bootlift, Belgia. Belgias on lift, mille peamine ülesanne ei ole inimeste vedamine. See tõstab paate. Seda nimetatakse Strepitio paaditõstukiks. Ja Valoonia ametliku turismiinfo kohaselt on see üks suurimaid paaditõstukeid Euroopas. Selle idee on lihtne. Kui mõni pargase või suur kanalipaadi peab liikuma madalamalt kanalilt kõrgemale kanalile, ei pea see enam läbima mitmeid vanu lüüse. Selle asemel sõidab paat sisse väga suurde veepaaki. Seejärel suletakse värav ja kogu paak koos vee ja sees oleva paadiga tõstetakse aeglaselt üles, nagu lift. Aga sees on terve paat. Tõste kõrgus on üle 70 meetri. See tähendab, et kui oled turistipaadis sees, tunned, kuidas maa allapoole aeglaselt kaugeneb. See ei ole kiire, see ei ole ka raputav. Aga siiski tekitab närvi mõte, et oled paadi sees, mis ujub vee peal, samal ajal kui see sama vesi tõstetakse hiiglasliku masinaga õhku. Varem tuli läbida palju vanu lüüse, kuid see kaasaegne paaditõstuk teeb protsessi palju kiiremaks ja inseneride jaoks on selle disain väga muljetavaldav. Aga tavalise reisija jaoks on see hoopis teine lugu. Sest kui sa vaatad küljele ja näed, kui kõrgel sa kanali kohal oled, on raske mitte mõelda, kui palju usaldust sa annad terasele, kaablitele, betoonile ja inseneritööle. Number 13. Burj Khalifa liftid, Dubai. Kui rääkida kõrgusest, siis on raske Burj Khalifat Dubais ületada. Guinessi rekordiraamatu andmetel on see maailma kõrgeim hoone. Selle kõrgus on üle 800 meetri ja kuna see on nii kõrge, ei piisa siin tavalistest liftidest. Vaja on lifti, mis oleks ülimalt kiire, väga sujuv ja suudaks viia inimesi väga kõrgele korrusele vaid lühikese ajaga. Burj Khalifas viib lift vaateplatvormile ülikiiresti. Vaid umbes 1 minutiga oled juba hoone väga kõrgel osas. Tavaliselt tunnevad reisijad kõrva survet, kui lift üles liigub, umbes nagu siis, kui lennuk kiiresti tõuseb. See ei ole siiski ohtlik. Süsteem on loodud nii, et see oleks võimalikult mugav, aga tunne on ikka teistsugune, kui tead, et oled maailma kõrgeima hoone sees liftis, mis liigub üles. Ja on veel üks asi, millele turistid alati ei mõtle.
Väga kõrged hooned liiguvad natuke, kui tuul on tugev. See on inseneriteaduses normaalne. See ei tähenda, et hoone oleks ohtlik. Tegelikult peabki natuke liikumist olema, et see suudaks tuule survele vastu pidada. Aga kui sina oled seal üleval ja tead, et kogu konstruktsioon liigub veidi, kindlasti on närv sees hoopis teistsugune. Kui ilm on selge, on vaade ülevalt imeline. Näed kogu Dubait, merd ja kauguses kõrbe. Aga kui on liivatorm või ümbrus on tolmune, siis võib juhtuda, et sa ei näe peaaegu midagi. Ja siis saad aru, et ükskõik kui kaasaegne lift ka poleks, oled sa ikkagi väga kõrges tornis, mis seisab keset kõrbe. Number 14. Power of Terror. See ei ole päris lift, mida igapäevaselt kasutatakse. See on lõbustuspargi atraktsioon. Aga see on tehtud selleks, et panna inimesi tundma üht kõige hirmutavamat ideed. Mis siis, kui lift, millega sa sõidad, kukub äkitselt alla? Tower of Terror asub mitmes Disney pargis. Kogu atraktsioon näeb välja nagu vana hotellilift, millega on äkitselt midagi juhtunud. Sa istud liftikabiini moodi ruumi. See liigub aeglaselt üles. Ümberringi on pime. On heliefekte. Tuled kustuvad ootamatult. Ja kuigi sa tead, et midagi hakkab juhtuma, ei tea sa täpselt, millal lift alla kukub. Sealt tulebki hirm. Mitte ainult kukkumisest endast, vaid ka ootamisest. Mõnes selle atraktsiooni versioonis on tõusu ja languse muster erinev, nii et isegi kui oled varem sõitnud, ei tea sa ikka täpselt, millal miski juhtub. Mõnikord tõuseb lift kõigepealt üles, mõnikord peatub, siis kukub äkitselt alla. Ja sel hetkel tulled, kuidas su keha tõuseb istmelt ülesse, sest langus on nii järsk. Su aju teab, et see on ohutu atraktsioon. Sa tead, et oled lihtsalt lõbustuspargis. Aga kui lift uksed sulguvad ja hakkab pimeduses ülespoole liikuma, ütleb su keha juba midagi muud. Number 15. Multilift Saksamaa. Saksamaal on üks lifti kontseptsioon, mis tundub nagu tulevikust pärit. Seda nimetatakse multiks, mille arendas välja TK elevaator. Ja mis teeb selle eriliseks on see, et sellel pole traditsioonilist trossi. Tavalisel liftis on tross, mis tõmbab kabiini üles ja alla. Aga multi kasutab magnettehnoloogiat. See on sarnane ideega, mida kasutatakse maglevrongides. Kuna trossi pole, ei liigu sa ainult üles ja alla. See suudab liikuda ka külgsuulas. See tähendab, et lifti kabiin võib tõusta üles, liikuda küljele ja siis tõusta uuesti teisesse šahti. See on nagu rong hoone sees. TK elevaatori sõnul on see süsteem testitud nende testtornis Rottweilis Saksamaal. See torn on loodud arenenud liftitehnoloogia jaoks. Inseneride jaoks on see suur asi. Tulevikus võib rohkem liftikabiine liikuda väiksema arvu šahtide sees. See aitab kõrgetes hoonetes ruumi kokku hoida. Samuti muudab see pilvelõhkujate disaini paindlikumaks. Aga tavalise reisija jaoks on see kindlasti harjumatu tunne. Oleme ju harjunud, et lift liigub ainult üles ja alla. See on normaalne, aga siin oled sa metallkabiinis, ilma traditsioonilise kaablita ja äkki hakkab see külgsuunas liikuma. Mitte sellepärast, et midagi oleks katki, vaid sellepärast, et selline ongi disain. Ja see ongi põhjus, miks see on nimekirja kõige erilisem lift. See ei ole hirmutav, sest see on vana. See ei ole hirmutav, sest see näeb ohtlik välja. See on hirmutav, sest tundub, et see rikub kõiki neid reegleid, mida me lifti normaalse liikumise kohta teame. Aastaid oli lift lihtsalt kast, mis liigub üles ja alla. Aga selle tehnoloogiaga võib täielikult muutuda meie arusaam sellest, kuidas inimesed liiguvad kõrgetes hoonetes. Ja võib-olla ühel päeval muutub lift, mis varem liikus ainult otse üles, hoopis väikeseks rongiks, mis sõidab pilvelõhkuja sees.